Selleks, et perekonnas luua sellist head rahajuhtimissüsteemi, on väga vajalik see, et mõlemad osapooled saavad rahatarkusest aru ja nad on omavahel need asjad rahulikus keskkonnas läbi rääkinud ja otsustanud, kuidas nad siis tahavad oma peresse panustada. Nüüd loomulikult on erinevaid mudeleid, kes jagab asju võrdselt, mõnes peres võib-olla mees maksab teatud asjad, naine teised asjad. Ma võib-olla selles osas ei oska täpsemat soovitust anda, vaid seal on vaja igalühel omavahel kokku leppida, aga ma arvan, see lähtekoht on see, et mõlemad saavad aru, et on vaja sissetulekuid, et on vaja iseendale maksta esimesena, et on vaja raha kõrvale panna ja võib-olla siis ka leppida kokku, et millised on isiklikud rahavarud, millised on võib-olla pere ühised rahavarud, võib-olla meil on selline mingisugune ühine plaan midagi suuremat osta või soetada, et siis me oleme need asjad nagu läbi rääkinud ja mõlemad partnerid siis vastavalt kokkuleppele siis panustavad sellesse plaani. Ma arvan, selline avatud raamat võib-olla selles osas on kõige tervislikum, et me teame, kus me oleme ja me saame siis rahalikult vastavalt sellele olukorrale teha ka tulevikuplaane ja mitte elada üle oma võimete.